Lääne-Virumaa on jälle näide sellest, et sõltub omavalitsusest, kuidas seal tuuleparke arendatakse. Et oleneb sellest võimust, kes parasjagu omavalitsuses on. Näiteks Väike-Maarja vallas, kus on Reformierakond võimul, seal määritakse kohalikele kaela üle 100 tuuliku. Mis tähendab, et valla ilme muutub täielikult ja vaene Väike-Maarja vald kaotab oma sellise loodusliku ilu ja muudetakse ta tööstuspargiks maainimeste arvelt, et mingid välisfirmasid nuumata ja siis subsiidiumidega erafirmasid nuumata. Aga kui me näeme, et rahvuskonservatiivid ehk EKRE on võimul nagu Vinni vallas, siis pannakse asi seisma. Samamoodi võideldakse väga intensiivselt tuuleparkide tuleku vasta ka Haljala vallas, kus on EKRE osalusega koalitsioon. Ja kui me veel läheme väljaspool Lääne-Virumaad, siis näiteks Kuusalu vallas, kus on EKRE koalitsioonis, ta pani käe ette tuulikutele ja sinna tuleb 0 tuulikut. Ehk siis tähendab, on võimalik küll tuulepargid seisma panna, tuuletööstuse pealetung lõpetada. Ja täna me oleme Uhtna koolimajas rahvaga kohtumas ja muidugi ei pääse sellest ka Rakvere vald. Siin on küll uinutatud inimesi sellega, et mõneks kuuks pandi planeerimine seisma, et siin üht-teist uurida, aga tegelikult juba septembris, kuu aega enne kohalikke valimisi, hakatakse teemat edasi lükkama ehk edasi ajama ja siin siis Uhtna lähistel päris suurel alal on plaanis Varudi tuulepark, mille osas on siis mitu firmat oma taotlused esitanud. Samuti on Rakvere vald tugevalt mõjutatud Kadrina valda tulevast tuulepargist, sest tegelikult on paljud valla lääneosas olevad külad just sellest mõjutatud, sest ei ole ju vahet, kas Kadrina valla tuulepargist ollakse siis 2 või 3 kilomeetri kaugusel, see mõju on väga suur, mõju kinnisvarale on väga suur, ega siis infraheli teema leiab inimesed üles ka 7 ja 10 kilomeetri kauguselt, ehk kõik need mõjud on olemas, need negatiivsed mõjust, millest me räägime. Muidugi rahakotile mõjub see kõigile, oled sa tuulepargi lähedal või ei ole, subsiidiumi majandus, kallis juhuelekter teeb meie kõigi elektriarved kalliks. Isegi Tallinna inimesed või siis Võru inimesed, kuhu tuulepark ei tule, täpselt samamoodi maksavad kõik selle ülikalli elektri kinni. Ettevõtjad lähevad pankrotti kalli elektri tõttu, jälle see mõjutab väga paljusid inimesi. Igal juhul Rakvere vald saab olema väga teravalt mõjutatud, samamoodi Viru Nigula valla inimesed, kes elavad Varudi tuulepargis siis üle piiri. Ja just see ülepiiriline mõju tuleb paljudele täiesti üllatusena. Ja teisalt hoitakse kinni ka planeeringute infot, öeldakse, et me siin natukene uurime midagi, lindude lendamist ja ärge teie muretsege. Tegelikult on olukord ikka väga tõsine. Kui tuulepark juba on sellises planeerimise lõpufaasis, siis alles tihtipeale inimesed avastavad, et mis jama siia tuleb, et imeilus loodusmaastik ehitatakse täis alajaamu, teid, kõrgepingeliine, Tallinna teletorni kõrguseid monstrumeid ja siis on paanika, et miks meid ei teavitatud ja miks meie elukeskkond ära rikutakse. Ja sama on Rakvere vallas ja me proovime siis inimesi siin informeerida ja hoiatada, mida neile kaela määritakse.